videolõunatund Nõmme raadios. Tere, lõunatund Nõmme raadios. Suvi tundub, et on kätte jõudnud. Mingis Eesti otsas lainetab põlvini, mõnes kohas puuseni, mõnes kohas on täiesti kuiv ja mõnes kohas lihtsalt tolmab. Aga mõnes kohas tormab, väike tähevahetus ja näete, kuivõrd suur vahe see tegelikult on. Aga eesti keel on suurepärane ja keelest või rohkem täna ja nagu ikka juttu teeme ka. Sissejuhatuseks veel nii palju, et täname loomulikult kõiki meie toetajaid, loodame, et teid saab rohkem. Ja veel, kui kellelgi tekib mingisuguseid mõtteid siin pool välja öelduga või siin räägituga ja te ei ole sellega üldse nõus või ei ole natukene nõus, siis andke ikkagi teada. Sellepärast, et tihtipeale on ju nii, et ega siis keegi ei tea midagi päris lõpuni ja kui keegi sind ääre peale või järje peale aitab, siis saab sellest ju ainult tänutunne tekkida ja seda enam, et see on siit poolt vähemalt igati siiras. Niisiis, läheme asja juurde. Olen mõningad niisugused keelenüansid meie kaasaja ajakirjandusest üles tähendanud ja seal ikkagi. Sotsioloog ütleb meile niimoodi. PISA-st, juttu on PISA testidest, ei piisa. Eesti hariduse tegelik kriis peitub rollide rägastikus ja aegunud käsukultuuris. Siin võib nüüd teha mitmesuguseid järeldusi ja võib esitada ka mitmesuguseid küsimusi. Selles mõttes autor võinuks olla natukene täpsem, sest teada on üks asi ja see on põhitõde. Kõik mittesüsteemsed lahendused ei saa juba põhimõtteliselt olla efektiivsed. Selles mõttes ei ole küsimus mitte ainult rollide rägastikus või aegunud käsukultuuris. Käsukultuur võib olla suurepärane, sellepärast käsukultuur kui selline, ma räägin nüüd käsukultuurist kui sellisest, on tegelikult aastatuhandeid vana ja see jätkub suurepäraselt nii mitmelgi elualal. Näiteks võtame kas või sõjavägi, kus ainult käsukultuuriga tegemist ongi praktiliselt, sellepärast, et see teile kas meeldib või mitte või kellelegi kas meeldib või mitte, mis selle käsukultuuri taga on. Nimetame teda siis kultuuriks. Jah, tingimisi, miks mitte. Sõjaväes on käsk selline, mis peab murdma isiksuse. Näiteks, kui sa seal kaevikus ikkagi oled ja ümberringi šnapnellid uluvad ja lendavad ja muudkui aega lõhkevad. Kes nii väga oleks huvitatud käsu peale rünnakule sealt kraavist üles tõusma, enam-vähem kindla teadmisega, et kui sind ei võta esimene šnapnellikild, siis kuulipilduja tuli niidab su igal juhul juba 3 sammu pärast maha. Aga käsk on selline, mis peab olema automaatsuseni viidud, sa ei mõtle, kui sa sealt kaevikust välja ronid. Ja tihtipeale see on ka eraellu ju üle kantud. Ega tihtipeale ametnikud ka, kui neil mingisugune korraldus või käsk antakse, ju ei mõtle selle peale, mida see kaasa toob, millised on tulemused ja millised on tagajärjed. Peaasi, et käsk on täidetud, kas hästi või halvasti, jällegi omaette küsimus. Ja muidugi oleks teinekord targem need rumalad käsud, mis kuskilt järgnevad, täitmata jätta ja igasugused ennast täis ametnikud võiksid olla vähem volitatud neid käske ja korraldusi andma, veel enam inimeste arvamusi kujundama. Hiljaaegu Saaremaal kuuldud nali, mis muide tegelikult hakkad mõtlema, ei olegi nii väga nali võib olla, aga hästi kõlab ta küll, kui tavaliselt ikkagi mingisuguses heas naljas või anekdoodis on 3 tegelast, kes omavahel kas vaidlevad või üksteist täiendavad ja mingisugustele järeldustele jõuavad. Ja antud juhul oli siis arst, insener ja Jürgen Ligi. Arutavad, mis või kes, kelle õigemini elukutse on vanem. Arst esineb kõigepealt sõnavõtuga selle kohta, et Aadama küljeluust ikkagi tehti Eeva ja tänu sellele on siiamaani meestel üks roie ju rohkem või vähem või kuidas soovite.
ja seetõttu pidi ikkagi meditsiin olema tolleks ajaks juba võrdlemisi kõrgel järjel, et see kõik toimuda sai ja Aadam see protseduuride juures ellu jäi ja ka see uus loodu ehk Eeva siiamaani väga hea tervise juures tihtipeale on ja jätkavad kahe peale sugu ka üsnagi edukalt. Insener teatas, et ei, nii lihtne see ka nüüd päris ei ole, sellepärast et vaadake, see kõik ju loodi kaosest ja keegi pidi olema võimeline sellest kaosest mingisugused loogilised järelmid tegema, mingisugused süsteemid välja töötama, et see kõik üldse oleks võimalik, muidu oleks kaosi olnud. Aga kaosest süsteemid ja sealt edasi juba hakkas kirurg tööle või siis see meedik, kuidas soovite. Selle peale itsitas Jürgen Ligi, aga mis te arvate, kes kaose lõi? No, üht-teist siin on, minu meelest päris elegantne. Niisiis, aga pisast ei piisa, Eesti hariduse tegelik kriis peitub rollide rägastikus veel kord ja aegunud käsukultuuris. Ja lisatakse nii palju, et vabastage õpetajad tehisaru abil paberitööst. Aga miks peaks see tehisaru baasil toimuma? Miks ei võiks tervet mõistust kasutada, sest väga paljud asjad on meil juba mitusada aastat selged, mis võimaldasid luua sellist süsteemi, kus kasvasid edukalt nii bioloogid, füüsikud, keeleteadlased, muusikud ja maalikunstnikud, kõikvõimalikud tehnikud ja insenerid. Siin ei ole mitte midagi uut. Süsteem on täpselt seesama, ainult ta võiks olla loomulikult natukene täiuslikum. Selektsioon võib-olla võiks olla natukene parem. Kui. Ja lisatakse lõpuks, et haridussüsteemiks toimiks seega päris meeskonnatöö. Kus siis on selline sfäär, kus meeskonnatöö ei peaks toimima? Meeskonnatöö on ka tihtipeale niisugune termin, mille tähendust kas ei saada aru, ei taheta mõista või kasutatakse täiesti niisuguses olukorras, kus tahetakse midagi tarka öelda, midagi muud ei ole, aga meeskonnatöö. Vaadake, meeskonnatöö on selline töö, mis peaks looma sünergiat. Sünergia omakorda on energialiik, kus on näiteks 4 inimest koos. Katsun lihtsalt ära seletada. Ja kõigi 4 käest küsitakse mingisugune küsimus, kas või kuidas on võimalik, ma ei tea, saepurust saia teha või ükskõik midagi. Kui me võtame need 4 isikut eraldi seisvana, siis neist mitte keegi ei ole suuteline seda välja mõtlema. Põhimõtteliselt. Nüüd 4 pannakse pead kokku ja mõeldakse see lahendus välja. Seega see tulem ei ole mitte 1 + 1 + 1 + 1 ehk siis 4 × 1, vaid 1 + 1 + 1 + 1 ja veel midagi, sest tekkis mingisugune uus teadmine, mis tuli kamba peale ja see pluss ongi sünergia. Muide, konkurents tapab ära sünergia. Eesti-suguses väikeriigis peaks olema, võib-olla natuke utreeritud küll, aga võiks konkurents olla keelatud. Ma ei tea, kuivõrd keelatud, aga selles mõttes keelatud. Ja selle asemel peaks valitsema koostöö. Aga sõna koostöö on võimalik välja võtta, mitmesugused programmid selle jaoks on olemas ja meetodid täpselt samamoodi, kuivõrd tihe kasutus on sõnal koostöö. Ja muide, te ei leia seda mitte kuskil. Meil võistlevad ja konkureerivad omavahel palgad, vanaemad ja vanaisad, polikliinikud, haiglad, ettevõtted ja ametid ja kõik nii edasi, loekimata ministeeriumid ja tegelikult nad peaksid tegema koostööd. Konkurents tapab selle sünergia meie tingimustes. Kui see on võib-olla ülemaailmne või kuidagi, mine tea, võib-olla siis mingid teatud tingimustel, kuid meeskonnatöö, tahan ma lõpuks öelda, peaks toimima igal pool. Siinkohal on konjunktiivi kasutamine täiesti õigustatud. Aga läheme edasi. Kolumn.
Timothy Garton Ash on leitud selline inimene üles, millegipärast ta sinna Delfile kogu aeg kirjutab. Aga noh, ju siis sobib ja kindlasti on neid, kellele ta kirjatükid ka meeldivad, siin rääkija nende hulka ei kuulu. Ja ütleb ta niimoodi: Brüsseli 2 hiiglase külm sõda tuleb lõpetada. NATO ja Euroopa Liit peavad olema ühisel rindel. NATO ja Euroopa Liit ei ole ühesugused organisatsioonid. Üks on selgelt majandusliku kaldumisega või orientatsiooniga, teine loomulikult oluliselt laiem, mitte ainult Euroopat hõlmav, vaid NATO riike on teadupärast North Atlantic Treaty Organization, nagu ta nimetuski ütleb, on oluliselt laiem ja ta on selgelt, algselt vähemalt, kaitsefunktsiooniga, puhtalt sõjaline. Üks majanduslik, teine sõjaline. Ja nende vahel ei ole kunagi mingisugust külma sõda olnud. Nüüd, kui Timothy Garton Ash ütleb, et on ja käib, siis on meie ajakirjandus jäänud selle teema meile võlgu, ei ole seda valgustanud. Seda ei ole muide valgustanud ka mitmed teised. Jah, erinevate poliitikute vahel on küll seal hõõrumisi olnud küll ja isegi riikide vahelisi laiemalt, kuid mingisugust külmsõda nende 2 vahel käinud ei ole. Tõsi, praegu on Euroopa Liit endale püsti pannud ambitsiooni muutuda ka eeskätt sõjaliseks ühenduseks. No siin taga tuleb näha ka nüüd natukene laiemalt selles mõttes globaalpoliitikat. Juba mitusada aastat on näiteks Inglismaa eeskätt, no ärme nüüd räägi sellest, et keegi seal parasjagu välisminister, siseminister või mõni muu minister on, aga laiemalt siin me näeme ikkagi tohutuid finantsvõrgustikke, tohutut hunnikut pankasid, tohutut hunnikut raha. Nende huvi on alati olnud. Kas siis Türgi näiteks või hiljem Saksamaa ja Venemaa ninapidi kokkuvedamine selles mõttes, et seal lööma käima läheks. Tuletame meelde näiteks, kui kellegi käest küsida, et Türgi, no mis see Türgimaa teise maailmasõja ajal tegi? Ei, no Türgi ühines sõjategevusega alles siis, kui peaaegu läbi oli ja tuletame meelde sedagi, et 1940. aastal olid valmis juba plaanid, kuidas hilisemad liitlased Prantsusmaa ja Inglismaa pommitavad sodiks Nõukogude Liidu toona naftabaasid Baku juures. Umbes 90% naftatootmist käis Nõukogude Liidust tol ajal Baku kaudu. Need kõik plaanid olid valmis ja need said ainult hävitatud või nad ei toiminud ainult tänu sellele, et Saksamaa jõudis enne Euroopa lihtsalt alla kugistada, lihtsalt. Ja tegi seda väga efektiivselt, väga kiiresti ja ei aidanud seal enam mingisugused jutud, aga need plaanid olid kõik ju valmis. Ja ega need ei ole mitte kuskile kadunud, selles mõttes, et inglased vaatavad suure hea meelega pealt, ma ei räägi nüüd kõiki tavainglasi, vaid ma mõtlen ikkagi Buckinghami Palace'd ja neid pangahooneid, kus see seltskond ennast suurepäraselt tunneb, et ikkagi Saksamaa võiks jälle oma kunagi eelnenud võimsuse taastada, võiks hakata Venemaaga otseselt sarvedega kokku minema, miks mitte ka Türgi võiks samas. Türgit on vaja ju lääneliitlastel ainult selle jaoks, et ta on kas A alluv, B vähemalt kontrollitav või siis kõik muud variandid ei tule kõne allagi. Olge lahke, võtke või jätke, kontrollib ju Bosporust ja kõike muud. Aga võib-olla lõpetame selle koha peal selle jutu, sellepärast, et keegi peab seda mingisuguseks vandeteooriaks ja ütleb, et ajavad siin mingisugust imelikku juttu. Olgu pealegi. Ega te ei pea sellega nõus olema loomulikult. Juhtkiri. Riik peab lõpetama seaduse rikkumise ja tagama lõpuks oma elanike inimväärikuse. Mida see tekst meile ütleb? Kui ta peab midagi lõpetama, siis tähendab midagi praegu toimub mingisugune tegevus, millele tuleks lõpp teha. Järelikult riik peab lõpetama seaduse rikkumise, see tähendab, et praegu hetkel riik rikub seadust ja tagama lõpuks oma elanike inimväärikuse.
tähendab siiamaani elanike inimväärikust taastatud ei ole, seda ei eksisteeri, kuhu see ometigi kadunud on, ei tea, kõikvõimalikud eduraportid räägivad meile samas ju kõikvõimalikke vastupidiseid jutte, et meil on väärikust ja heaolu ja ma ei tea kõike mida veel. Nii et jääb ülegi teistele riikidele, riigieelarvest jääb üle igasugustele abivajajatele nii Ukrainas kui Aafrikas, ei ole mingisuguseid probleeme. Aga nüüd järsku selline lugu, ei tea. Juhtkiri ütleb niimoodi: ootame presidendi rallisse paremaid kandidaate kui luureskandaali sattunud ühtegi. Mida meile see ütleb? Meile ütleb see ühte asja, et Delfi meediale ei sobi ühtegi. Kelle teenistuses on Delfi meedia? No seda võite ainult oletada. Ja sellele seltskonnale ühtegi ei sobi. Nüüd presidenti rallisse paremaid kandidaate. Luureskandaal, milles see seisnes? Tuletame natukene meelde. Meeles on üsna hästi, kui Jürgen Ligile kanti ette, kes oli toona kaitseminister, kanti ette, et Herman Simm tegeleb mingite kahtlaste asjadega ja kannab kuskile midagi ette. Kusjuures kannab ette neid asju, mis on tegelikult salajased. Selle peale reageeris Jürgen Ligi, kellest natukene eespool oli juttu, sellise aktiga, et likvideeris sõjaväepolitsei. Ei sobi selline mees, loomulikult ühtegi, vähemalt eemalt oli ja hinnangu järgi natukene ka tundes, ei ole tegemist kuigi manipuleeritava inimesega. Ja selles mõttes võib ta osutuda äärmiselt ebamugavaks. Kui ühtegi ütled, et nüüd homme hakkad roomama, ei pruugi hakata. Ja seetõttu ei pruugi ka sobida. Katriina Šokman ütleb meile, tipptasemel kontorist ei piisa. Uue põlvkonna töötaja vajab kogukonda ja heaolu. Tal ei ole tööd vaja, tal ei ole tööalast rahuldust vaja, tal ei ole vaja midagi saavutada, mitte midagi, aga tal on vaja kogukonda ja rahulolu. Ja loeme edasi. Töötajad, kohe ma võtan ennast kokku, hakkan otsast peale. Töötajad ei tule kontorisse enam ainult kohusetundest. Kui füüsiline keskkond ei toeta taastumist, liikumust ega kuuluvustunnet, jääb uusarendus uue põlvkonna tööturule võõraks. Kui füüsiline keskkond töö juures, see tähendab kontoris, ei toeta taastumist, liikumist ja kuuluvustunnet, jääb uusarendus võõraks. See tähendab, et inimene selle autori järgi tuleb tööle tegema mida? Tuleb taastuma, tuleb liikuma ja kuuluvustunnet nautima. Ei midagi muud. Tähendab saavutada tööalaselt, ma saan aru, ei olegi mitte midagi vaja. Aga need on nüüd need suured apologeedid, kes raske raha eest teevad kõikvõimalikke konverentse, kuhu suunatakse jälle riikliku raske raha eest ja kus käinud tunnevad ennast hoopis teistmoodi, hoopis paremana ja neil on kõikidel lootust koha võrra tõusta järgmises mingisuguses veel suuremat topski alluvuses. Aga vabandust nüüd. Ma mõtlesin tükk aega Teet Korsten on meie hulgast lahkunud, aga siin on mõningad detailid, mida ta veel jõudis enne kirjutada. Ja ta ütles niimoodi. Me ei räägi isikutest, me räägime lihtsalt tekstist. Aeg on kõnelda okupatsioonitraumast. Kes ütleb, et nüüd on see aeg? Kas eile ei olnud või homme veel ei ole? Või nüüd on okupatsioonitraumast aeg rääkida. Ja täpsustab. Okupatsioonitraumat kantakse edasi põlvest põlve ja selle ravi aitab ühiskonna tervist oluliselt parandada. Mida selle all silmas peetakse? Ei ole selge. Üks okupatsioonitrauma järelm on täielikult nurjunud niinimetatud integratsioonipoliitika. Siin jääb üle temaga ilmselt nõustuda, mingit integratsiooni ei ole toimunud
ja integratsioon on ka selles mõttes läbi kukkunud väga paljuski, et ka väga paljud siin sündinud, kasvanud ja mitmekümnendat põlve võib-olla siin elanud inimesed, kes peavad ennast põlisrahva esindajaks, ei ole integreerinud sellesse ühiskonda. Nad on kõrvale jäetud igasugustest arendustest, nad on igasugustest kiirliinidest, igasugustest nettidest, igasugustest äppidest, muppidest ja moppidest kõrvale jäänud. Nad on kõrvale jäänud ka sellest keelest, mida ametnikud kasutavad ja millest nad enam aru ei saa. Nii et see integratsioon ei ole mitte ainult võõramaalaste või uuesti siia saabunud inimeste siia kuidagimoodi ühiskonda lõimimine, nende kaasamine. Ja nüüd loomulikult veel kord kordan, teeme vahet, kas assimileerimine, kas sotsialiseerimine, kas absorbeerimine või veel mingisugune mine. Need on kõik erinevad asjad, aga kahjuks siiamaani nende vahel vahet tegemine on vähemalt nendest rääkivatele poliitikutele käinud üle jõu, täiesti selgelt. Ja ütleb veel niimoodi, alateadvusesse surutud valu on väga võimas energia ja sellega tuleb tõsiselt tegelda. Ta ütleb isegi tegeleda, tegelikult on tegelda. Ja tuleb tegelda. Siin on järjekordselt meil üks selline suur parasiit. Igasugune liikumine või tegevus eesmärgina ei ole reaalne. Tuleb hüpata, tuleb tõsta, tuleb langetada, tuleb käia, tuleb kõndida, tuleb vaadata, tuleb mõelda, tuleb tõsiselt mõelda, tõsisemalt mõelda. Tähendab, igasugune tegevus eesmärgina ei ole tõsiselt võetav. Mille pärast? Sellepärast, et tegevus saab olla ainult vahendiks. Kui on vaja hüpata, siis miks on vaja hüpata? Näiteks hüpata järgmisele tasemele. Kui on vaja mõelda, siis mitte ei ole vaja lihtsalt mõelda, vaid ilmselt tõenäoliselt on vaja välja mõelda, leida, kas lahendus või mingisugune uus viis või ükskõik midagi. Vaja on mingisugust tulemust, mitte protsessi põhisust, nagu meil igal pool on. Peaasi on tunda ennast õnnelikuna, nagu näiteks koolis. Nii, siis veel üks pealkiri selline. Bolti asutaja võtab kahjumi kiuste kopsaka dividendi. Nüüd inimesed võivad hakata küsima, kahjum, aga kuidas ta siis dividendi võtab? Tegelikult oleks ajakirjaniku asi olnud asi ära seletada. Siin ei ole mitte midagi kriminaalset, siin ei ole mitte midagi seadusevastast, see on täiesti loogiline asi, mida tehakse igal pool ja kogu aeg. Nimelt sellel Boltil on terve rida tütarettevõtteid, kas investeerimisettevõtteid või mingisuguseid muud ettevõtteid, millesse toodetakse mujalt akumuleeritud kasumit ja kust on võimalik see kas dividendina välja võtta või siis hoopiski kuskile edasi suunata, omakorda tütardesse, sisuliselt ära kaotada. Et see põhifirma on kogu aeg kahjumis, aga ajakirjaniku asi on see ära seletada, sest vastasel korral jääb niisugune mulje, et on ikka kahjumis, aga kuidas just niimoodi, et hakkab seal kasumit välja võtma. Tegelikult dividendid on ju kasumi väljavõtmine. Tähendab dividendi väljavõtmine, vabandust. Nüüd keelest. Ajalooline samm, Postimees annab 100 000 artikleid teadlastele oma keelemudeli loomiseks. Mille loomiseks? Keelemudeli loomiseks. Algusest peale on mul jäänud mulje ja ma olen katsunud seda kontrollida ja üha selgemaks saab. Keeleinstituudis ei tehta vahet. Tähendab, direktor on, arvestame nüüd, kes täielik dilettant. Sisuliselt šarlatan, Keeleinstituudi eesotsas, kes lingvistikast paraku ei tea mitte midagi. Ta võib olla igasugune väga tubli mitmesugustel muudel aladel, näiteks olgu see AI või olgu see jooksmine või olgu see rattaga sõitmine, olgu see kanuutamine või väga mitmesugused muud alad veel. Ja ta võib olla ka väga tubli jätta mulje loomisel, et ta on kogu aeg seal Keeleinstituudis kohutavalt ametis ja et muudkui aga seal midagi tehakse ja midagi seal kogu aeg valmib. Aga
Tundub, et ei tehta vahet kahel asjal ja see on keel ja kõne. Võtame kas või kõige suurema vahe, siis saab ka kuulaja vaataja saab aru, millest jutt käib. Keel kui selline, ta on abstraktne. Eesti keel, ta on kõikide jaoks üks ja seesama. Oma reeglitega, oma võib-olla mõningate isegi veidrustega, mõningate naljakate või vähem naljakate omapäradega. Loomulikult keelesüsteem ta on arenenud tükil ajal välja pika aja jooksul ja no eks teda ole ju sätitud ka, tuletame meelde 1918, kui eesti kirjakeele standard, see, mis meil praegu ka kasutusel on, see tehti eeskätt ju sellepärast, et inimesed ei saanud üksteisest aru, keegi tuli kooli Saaremaalt ja keegi tuli Võrumaalt ja no kuidas ütleb võrukas? Ei näe. Ta ütleb näe. Seal oleks nagu mingisugune väike niisugune kuutäht ka lõpus. Kuidas on, tuhvel, kes see on? Seda ütleb meil saarlane, ütleb kartuli kohta. Võrukas teatab, et see on kartok. Ja kui võrukas ütleb, sul on punasel või vereva kalsan ja vereva kalsan, mis see on siis? See on punased püksid, sa võid seda saarlasele rääkida või ükskõik kellele. No ei tule sealt mitte midagi, ta mõtleb, mis pagana vere, mis. Ja siis jõutigi nii kaugele, et eesti keele standard koostati 1918, alustati, tehti seda muide väga kiiresti ja missioonitundeliselt spetsialistide poolt ja väga hästi, väga hästi. Tehti valmis, võib-olla oleks, keegi vaidleks, et võib-olla oleks Lõuna-Eesti murre, ta tehti ju Põhja-Eesti murde baasil, aga võib-olla oleks õigem olnud teha Lõuna-Eesti, sellepärast, et Lõuna-Eesti on vanem keel ja soome keelega, näiteks isegi rohkem sarnane kui Põhja-Eesti murre on. Imelikul kombel küll, et Põhja-Eesti ju soomele nagu lähemal, aga ei. Teine asi, siis keel. Teine asi on kõne. Vaatamata sellele, et keel on kõikidel üks ja seesama, on kõne ju nii kirjalik kui ka suuline, kõikidel erinev. Igaüks kasutab seda keelt ju erinevalt ja see, kuidas ta seda kasutab, see moodustab inimese kõne. Kuidas ta räägib, kuidas ta kirjutab, me kõik räägime ju eesti keelt, aga igal ööl tunneme ära, see on see räägib. No tema kasutab seda niimoodi, tema lauseehitus on natukene teistsugune kui teisel, see kõik on eripära. Jah, aga see on kõne. Nüüd, kui nad räägivad keelemudelitest, siis on see hoopis midagi muud ja hoopis midagi tegelikult üsna koledat, aga olgu pealegi. Läheme edasi, mida nad räägivad. Erinevalt levinud arvamustest, ei ole teadlaste eesmärk luua tehisaru, see on juba olemas ju, mida nad enam loovad, mis räägiks vaid lihtsustatud keeles. Lihtsustatud keel, hakkame siis suhtlema omavahel onomatopoeetiliste väljenditega. Oi ja nii edasi. Need on kõik, muide, nimetus on selline, kõlab küll natukene, võib-olla harjumuspäratult, aga jah, onomatopoeetiline, kui keegi tahab teada, mis asi see on. Need on hüüatused või häälitsused, mis räägiks vaid lihtsustatud keeles. Vastupidi, mida rikkalikum ja mitmekesisem on õppematerjal, seda võimekam saab mudel. Mudel ei ole ei võimekas ega vähem võimekas ega rohkem võimekas. Mudel on midagi, kas see on paberil või on kuskil tahvli peal või on kuskil mingil muul viisil talletatud. See mudel muide ei tee ise mitte midagi. Seda mudelit võib keegi kasutada. Kas nii, või kolmat moodi, see on ise asi. Aga seda räägivad nüüd muide need samased, kes nimetavad ennast lingvistideks. Me vajame kõike, teaduskeelt, ajakirjandustekste. Vaadake, siin on juba erinevad. Teaduskeelt, ajakirjandustekste. Siis peaks olema teaduskeelt, mis veel, mis keeled on olemas. See keel, juristide keel, kantselei keel, nii edasi. Kui me räägime keeltest. Ja tegelikult on olukord hoopiski selline. Meil ei ole ei teaduskeelt, ei juurakeelt,
ei kantseliiti, ei mitte midagi, nad ei ole ükski erinev keel. Nad on kõik eesti keel, mis erinevad omalt poolest, mis oli juba kaugelt üle 100 aasta tagasi selgelt välja toodud, see on stiil. Kas on ilukirjanduslik stiil, kas on kantseliit, kas on veel kuidagi luuleline, proosaline, küsimus on stiilides, mitte erinevates keeltes. Keel on igal pool üks ja seesama ja selle eesti keele on kaunis nimi oli kunagi maakeel, tänaseks päevaks on sellest saanud meie armas emakeel ehk eesti keel. Internetikeelest räägitakse, siin ei ole olemas midagi taolist. Nii, mida rohkem stiile ja registreid, seda parem, selgitas Vare, see on üks ametnik sealt samast. Registrid muide on akordionil, on veel mitmetel lõõtspillidel, on näiteks orelil, on veel mitmetel registrid. Mis registris see käib? Hakkame A-st või C-st või muusikud teavad suurepäraselt. Keelel registreid ei, no siiamaani ei ole. Isegi kui keegi räägib natuke kõrgendatud tooniga, siis on võimalik öelda, et see on keele toon. Tal kõnetoon on, paluks minuga sellisel toonil mitte rääkida. Inglise keeles on neid väljendid 2 korda rohkem, üks on pitch, teine on ja noh, neid on, me ei hakka praegu üksikasjadesse minema, aga olgu pealegi. Just siin peitubki ajakirjandustekstide unikaalsus. No loomulikult on need ajakirjandustekstid unikaalsed. Me räägime neist juba kaugelt üle aasta ja nad on unikaalsed eeskätt oma küündimatuses ja rumaluses. Tõsi, on väga meeldivaid erandeid. Siin ei saa öelda, et kõik on niisugune, kõik on ainult halvasti. Ei, absoluutselt ei ole. Aga miks me neid halbu edasi või esile toome? See on ainult ühe eesmärgiga pöörata neile tähelepanu, et kui inimesed neid tekste loevad, siis mõtleksid ka niipidi ja naapidi ja võib-olla isegi teinekord süveneksid, mida meile öelda tahetakse. Nii, mis siis veel? Arvi Tavast ütleb ka selle kohta üht-teist. Ta on Eesti Keele Instituuti direktor. Tavasti sõnul on EKI soov hoolitseda selle eest, et eesti keel oleks kasutatav kaasaegsetes digiteenustes. Mida see tähendab? Ei tea. Ja tehisarul põhinevates lahendustes. Mis need lahendused on, mis põhinevad keelemudelite ja teiste keelerakenduste arendamisel? No ei ole võimalik midagi arendada. Võimalik on kas täiustada või teha midagi muud, aga EKI direktor sellest aru ei saa, ei tea neid asju, need on nüansid. On oluline, et keeleandmed oleksid võimalikult kvaliteetsed ja mitmekesised, hõlmates erinevaid keelekasutusviise, alates ametlikest ja teaduslikest tekstidest, kuni meedia, kirjanduse ja igapäevase veebikeelani. Palju neid keeli siis tema jaoks on, ei tea. Miks selle instituudi nimi üldse Eesti Keele Instituut on, ei tea. Nimetagu ümber, igapäevase veebikeele instituut. Palun väga. Ei kõlakski võib-olla kõige hullemini. Nii, Hanna Pevkur ütleb meile. USA väed on Eestist teadmata ajaks lahkunud. Kui seda ütleks teile naaber, kelle hoovi pealt lahkusid nad täna või lahkuvad homme, ei tea, võib-olla tõesti, ei peagi teadma, sellepärast, et tegemist on ikkagi teabega, kuidas sõjaväed liiguvad, ei pea sellest igaüks teadma. Aga kui seda ütleb meile kaitseminister, siis tekitab see mingisuguseid küsimusi. Selle asemel, et öelda, liitlased, näiteks ameeriklased on praegu lahkunud ja ei saa täpselt öelda, millal tulevad järgmised või tegemist on tundliku informatsiooniga, tegemist on sõjanduse valdkonnaga, selge see, ei peagi keegi kuskil kõike teadma. Loomulikult, aga avalikult seda tunnistada, see kõlab kuidagi natukene imelikult. Nii, Hussar teatab meile. Riigikogu ei ole presidendivalimiste protsessis kõrvaltvaataja. Riigikogu teadupärast valibki presidenti. Kui seal ei õnnestu valida, siis tuleb kokku valijameeste kogu ja valivatakse seal. Nüüd väita, et
parlament, Riigikogu ei ole kõrvaltvaataja, on täpselt sama, nagu keegi kohtunik väidaks, et kohus ei ole antud kohtuprotsessis mitte kõrvaltvaataja. See tunduks meile kuidagi jabur, aga tegelikult Hussari tekst peaks olema vaadeldav täpselt samamoodi. Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel möödus Vene lennuk Bear F ehk 642 lennukikandja HMS Prince of Wales grupist neljapäeval madalal kõrgusel. Madal kõrgus on muidugi iseenesest juba väga hea termin. Madalal kõrgusel, kõrgel kõrgusel ja veel kõrgemal kõrgusel või veel madalamal kõrgusel või ja tarbetult lähedalt ja lasi arvatavasti vette 10 sonoboid. Sonoboi on esiteks mingisugune väärtsõna, mis autor on siin tõlkinud kuskilt või võtnud selle sõna. Sonaripoi oleks kõige täpsem väljend, mis tähendab, ta on selline poi, mis edastab signaale laevade või mingite muude objektide liikumise kohta. Aga siin on, tekstis on head, arvatavasti vette. Kuhu ta selle veel lasta sai vee kohal? Imelik oleks olnud, kui otse sinna lennuki pardale, et siis oleks kohe selge olnud, kui see jääb sinna, me teame, kuhu see suur laev nüüd läheb. Aga kui kukub lennuki pardalt midagi vee kohal, siis ilmselt vette see ju kukub. Aga võib-olla me oleme siin liig naiivsed ja kuidagimoodi tohmanid. On antud ülesanne planeerida, teatatakse Kaitseministeeriumist. Kui suur on Venemaa provokatsiooni oht meie vastu, on antud ülesanne planeerida. Keegi ütleb, et võtke see pealkiri ja mõelge, mida te tahate. Minu mõistus antud juhul lõpeb otsa. Kes peab planeerima, mida peab planeerima, kas peab planeerima, on antud ülesanne, kellele on antud, kes seda ei tea. Aga nüüd midagi ilusat ka. Saksa meedia nimetab Rail Balticat Euroopa tõenäoliselt suurimaks taristu katastroofiks. Nüüd muidugi tuleb Pevkur ja ütleb või keegi teine, et sakslased, need on tohmanid, need ei saa mitte millestki aru. Kui me matame sinna veel umbes 16 miljardit ja paneme veel Iklast edasi paar kilomeetrit. Muide, selle meetri hind tuleb kas 16 000 või midagi taolist. See on kallim, kui keegi hiinlased paneks kuu peale mingi redeli püsti. See meie redel, mis on maaga paralleelselt, teda veel muide ei ole ühtegi rööbast, ühtegi liiprit ei ole maas ega mitte midagi. 19 aastat on see kõik käinud. Sakslased ütlevad, et katastroof, meie omad ütlevad, sakslased ei saa asjast aru. Nii, sõjaraport ütleb jällegi, me ei räägi nüüd sellest sõjast, et on seal midagi hästi või halvasti, on kellelgi edu või ei ole edu. Me ei hakka seda hindama, me räägime puhtalt tekstist. Peeter Tali ütleb, Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi hinnangul üritab Venemaa NATO liikmesriike hirmutada võimaliku sõjaga. Mis me nüüd sellega peale hakkame? Keda hirmutab? Kus see hirmutatakse? Meil on hoopiski, mulle on jäänud mulje, et meil ütleb tuleviku mõte professor Herem, et mis heidutus ei kõlba kuskile, tuleb hoopiski sõjaks valmistuda. Tähendab, kes valmistub? Meil on ainult räägitud siin ju Venemaa jagamisest, Venemaa põlvile surumiseks, sõjategevuse kandmisest Venemaa piirkonnale ja Venemaa pinnale ja nii edasi. Ja nüüd ühtäkki selline jutt. Ei tea. Nüüd meil on olemas eliit, mis elab Pirital. Pirita eliit sõdib Maximaga juba 18 aastat ja lõppu pole näha. Pirita eliit, tähendab, meil on oma sõda siin käimas ja siiamaani pole sellest mitte midagi keegi kuskil ei kirjutanud, pole sellest avalikult ei rääkinud, ei mitte midagi. Meil on omal kodus käinud sõda 18 aastat Pirita eliidi ja Maxima vahel. Kus on see lahingutanner, kuidas on lahingud siiamaani käinud,
kuidas keegi siiamaani on mingisuguseid territooriume või mingisuguseid muid asju võitnud või nendest ilma jäänud, ei ole kahjuks kirja pandud. Sõda jätkub, 18 aastat on käinud, noh, mine tea, jätkab. Rene Kokk ütleb meile. Lendava tsirkuse direktor Kristen Michali toetus on langenud rekordmadalale. Meid nüüd huvitab ainult üks asi siin. Lendav tsirkus. Lendav tsirkus on maailma, komöödiamaailma üks siiamaani kõige eredamaid ja paremini orkestreeritud, kõige paremaid asju, mis on üldse tehtud. John Cleese ja seltskond, Flying Circus, no midagi nii head. No enne seda oli võib-olla Not the 9 O'Clock News oli üks selline huumorisaade, suurepärane. Siis Paul Hogan, jah, sinna kanti ka täpselt. Aga Flying Circus on midagi sellist, no ei ole kuulda olnud, et midagi taolist oleks järgi tehtud, aga no, ja võrreldas nüüd seda Kristen Michaliga. No see on nagu võrrelda, no neid ei saagi võrrelda. Kõrvutada on võimalik, võt võrrelda, vabandust, on võimalik mingeid asju, mida on võimalik võrrelda. No võrrelda on võimalik näiteks kahte looma. Üks on suurem, teine on väiksem, isane, emane, karvane, sile, suurem, väiksem, noh, rohusööja, lihasööja, veel nii edasi. Aga sa ei saa ju võrrelda näiteks kirjutuslauda ja elevanti. Nad ei ole võrreldavad. Sa võid neid kõrvutada, palun väga. Sa ei saa võrrelda autot ja no näiteks sülti. No, sa võid neid kõrvutada kuidagi moodi. Aga siin on täpselt samamoodi nüüd võetud ette Flying Circus. Müts maha selle eest. Ja Kristen Michal, ma ei tea, seal ta küll tööd ei saaks. Võrdõiguslikkus on võidutsenud. 2 võistlus visati olümpialt välja. Teigamägi ja Koll on sügavalt löödud. Kui sa oled sügavalt löödud, siis lõpeta ära, tule ringist välja ja lase teised hakkavad tegema. Las teevad mingisuguseid otsuseid, kas jätkavad, tulevad ka ringist ära või tegelikult objektiivselt niimoodi ongi. Kui see enam raha ei too, pealtvaatajaid ei ole, no mis siis teed? Ja nüüd võideldakse selle eest ja tehakse mingisugust suurt nägu sellest, et meil on 1 või 2 või 3 sportlast, kes selle 2 võitlusega tegelevad, mille vastu huvi ei ole. No aga selline paratamatus, mitte midagi teha ei ole. Ja see, kas Koll või Teigamägi või mõlemad koos on löödud või ei ole, see maailma finantsavalikkust või neid maksjaid väga vähe huvitab. Muide kuulasin hiljaaegu täiesti meelega Teigamägi juttu selle kohta, et kuidas nüüd minnakse ja kuhu minnakse. Mul on sellest olümpiakomiteest natukene kahju ja sellest liikumisest, sellepärast, et no võib-olla ta on tegus, aga no oma kõnes küll äärmiselt saamatu ja ta rääkis mingisugune pea tund aega, mida ta ütles, sellest aru ei saanudki. Nii. Rock taastas Venemaa olümpiakomitee liikmelisuse. Jällegi Teigamägi peab otsust sügavalt kahetsusväärseks. No kui on kahetsusväärne, tule siis ära sealt. Tee ettepanek, kuna see nüüd on võetud, agressor on võetud sinna punti, siis olge hea, meie seda mängu kaasa ei tee. No tee siis mingisugune otsus. Või kui sa mängid seda mängu edasi, siis pole vaja ju õiendada. Sa oled ise täpselt selles samas seltskonnas, nii lihtne see ongi. Keegi ei käsi sul seal olla. Keegi ei käsi sul olla muide Eesti olümpiakomitee president ja kogu aeg esitada mingisuguseid avaldusi, et sa oled kas löödud või sulle miski asi ei meeldi. Kui ei meeldi, palun lase teistel teha paremini. Delfi Ankaras Michal ütleb niimoodi, Ukraina teab, mis päriselt toimib. Ukrainat teadupärast sinna läbirääkimistesse ei kaasatud. Õhtusöögile kutsuti küll, aga läbirääkimiste laua taha teda ei lastud. Eesti tahab sellele teadmisele ligi pääseda. Kas me siis ei tea, mis toimib või? Kas meil siis ei ole mingisugust
me maksame kogu aeg terveid suuri summasid, aitame iga tavaliste inimeste annetuste abil seda sõda käimas hoida ja seal mingisugust tulemust teha. Ja nüüd öeldakse, et aga me ei teagi, mis seal toimub või. Eesti tahab sellele ligi pääseda. Kes see Eesti on? Ei tea. Ebaõnnestunud keelapruuk järjekordselt, muud mitte midagi. Võib-olla on mingi idee suurepärane, aga siis tuleks ka niimoodi öelda. Martin Noorkõiv ütleb, lõpetame inimeste elusid hävitavate hasartmängude ja kiirlaenude reklaamimise normaliseerimise. Ots on väga hea. Lõpetame inimeste elusid hävitavate hasartmängude ja kiirlaenude reklaamimise. Ja nüüd tuleb veel üks lause, üks sõna otsa, normaliseerimise. Mida tähendab normaliseerimine? Et muudame nad normaalseks või kuidagi niimoodi. Esimene ots oli väga hea. Jääb üle ainult nõustuda. Aga maitse asi. Juhtkiri ütleb jälle meil, parim relv Putini provokatsioonide vastu on eestlaste külm närv. Tähendab, meil ei ole vaja ei raketti suurt ega väikest, lähikaugega keskmaa tõrje mingit raketti, ei punkreid, ei kraave, hoiame lihtsalt külma närvi. Tuleb siis tuleb, ei ole midagi teha, aga meie hoiame külma närvi. See juhtkiri ütleb niimoodi. Jällegi. Nüüd on alkoholipoliitikast ka üht-teist. Kuigi koalitsioonileppes nähti ette järgmise 9 aasta alkoholipoliitika põhisuundade kinnitamine, pole valitsus leidnud kavandatud piirangute vastuvõtmiseks piisavalt poliitilist tahet. Valitsuse ennetusnõukogu esimees, siseminister Igor Taro ütles Postimehele, et arengusuunad ja valitsuse poliitilised otsused on 2 eri asja. Kuulake nüüd uuesti. Arengusuunad ja valitsuse poliitilised otsused on 2 eri asja. Kuidas te selle 2 armsad inimesed aru saate? Üks on poliitiline suund, me nüüd suundume sinna lahjema maksupoliitika või karmima maksupoliitika või veel millegi poole. Ja tegelikud otsused, mis selle kohta tehakse, on 2 ise asja. Viimane aeg oleks Taru kuidagi panna mingitele valdadele tööle, kus ta oleks pädev. Ma ei tea, kas niisugust asja üldse on olemas, aga äkki on, äkki leitakse. Aga tema sõnul ei ole valitsusdokumenti alkoholi tarvitamise vähendamise arengusuunad, geniaalne, 2026–35 veel arutanud. Ja seetõttu puutub selle suhtes ka ametlik seisukoht. Tähendab, otsust ei ole, arutanud ei ole, aga otsused ja suunad on eri asjad. Taro signaal on, võt ei tea, aga meil on mingisugune süsteem, mis võimaldab sellistel isikutel, nagu Taro, Tsahkna ja paljud teised veel, võimaldab nendel positsioonidel täiesti vabalt sehkendada. Mõni isegi tituleerib ennast maailma parimaks. Ajalooline sündmus. Eesti korraldab talvel Ukraina ülesehitamise konverentsi. Ei ole, sõda veel käib, aga juba ehitame üles ja miks just talvel, kas siis on talvel on kergem üles ehitada, maa on kõva või sajab lund või olgu. Täiesti ebaprofessionaalne hõiskavad inimesed. Riigikogu kindralid on pahased, kuna kaitsevägi väldib jalaväe miine kui tuld. Riigikogu kindralid. Tuletame nüüd meelde, kes need Riigikogu kindralid on. Seal on ka Alar Laneman muide. Riigikogu kindral, ta on auastmelt kindral. Kus ta selleks kindraliks sai? Ta läks Nõukogude armee, oli selline asi olemas, mida nimetatakse ka okupatsiooniarmeeks. Ja sellel oli poliitiline valitsus. Sealt sündisid politrukid ehk poliitjuhid. Ta oli Nõukogude armee ehitusvägedes, Troipatt. See on, kes Nõukogude armees on käinud, see teab, et see on see kõige alam, mis üldse on olemas.
see kõige alamväelik üleüldse. Ta oli selle poliitjuht, ta õppis välja politrukiks Nõukogude armees. Sai seal leitnandiks. Ja nüüd on leitnandist saanud vahepeal kindral Nõukogude armee politrukist. Ja nüüd on kindral, kõigi poolt on. Muide, siin on üks huvitav detail juurde panna. Kui te selle peale mõtlete, siis võite talle hallid karvad pähe saada täiesti vabalt. Asi on nimelt selles, et Eesti eksiilvalitsus omistas mitmetele Eesti kaitseväelastele oma ajal mitmete teenete eest ka sõjaväelised auastmed. Ametlik Eesti eksiilvalitsus Margi näol andis Kaitseliidu taastajatele, seal oli Eller, Tõns ja veel mitmed veel, said auastmed. Uus Eesti valitsus, neid auastmeid, mis on Eesti eksiilvalitsus, ehk siis seaduslik valitsus, annetanud isikutele, neid auastmeid ei tunnista. Küll aga tunnistab auastmeid, mis on omistatud Nõukogude okupatsiooniarmee poolt. Neid tunnistatakse, Eesti ametliku eksiilvalitsuse auastmeid ei toimetata. Ja pärast seda räägitakse meile midagi okupatsiooniväest või okupatsiooniajast või veel mingitest asjadest. Küsimusi, mis vajaksid vastuseid, on tegelikult palju rohkem. Olgu. Lõpp hea, kõik hea. NATO kommunikees mainiti nii Vene ohtu, Iraani kui Ukraina abistamist. Võtame lause uuesti, kuulake korraks. NATO kommunikees mainiti nii Vene ohtu, Iraani kui ka Ukraina abistamist. Iraani abistamisest ei rääkinud keegi mitte üht sõna. Ajakirjanik võiks kõigepealt oma teksti üle vaadata või lugeda algallikaid või midagi taolist. Juhtkiri, et Eesti on maailma parim, aga väga halb uudis. Eile avaldati Yale'i ülikooli värskeim riikide keskkonnategevuste kvaliteediindeks. Kuulake uuesti. Keskkonnategevuste kvaliteediindeks ja sellele tuginev ülemaailmne edetabel. 177 riiki on reastatud sellest, see edetabel näitab, kui lähedal on riik rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkidele. Kui lähedal on kliimapoliitika eesmärgid. See tähendab, ei tea. Üks ilus pilt ilmus. See ütleb, kuna sõda käib igal pool, ma näitan korrast, ma ei tea, kas on näha või ei ole näha. Kiri on siin, kunagi olid suured protsessid, sõjavastane liikumine ja plakat ütleb niimoodi. Bombing for peace is like fucking for virginity ehk pommitamine rahu nimel on nagu trukkimine või vägistamine süütuse nimel. Minu meelest kuidagi väga täpne. Ütleb palju paremini, mis tegelikult toimub. Saab sellega tunduvalt paremini hakkama kui Pevkur, Ligi või keegi teine. Muide tuli ka teada selle kohta, et automaksu on tasumata üle 2 miljoni euro ja seetõttu on meie maksuamet asunud arestima jälle kodanike arveid ja küll on tore, et saab jälle mõne arve kinni panna. Sinna hakkab kohe tiksuma viivis, tulevad haldurid, täiturid ja igasugused muud tegelased ja küll on tore, palju õnne. Nii, aga koolidele, kuulake nüüd teksti jälle. Koolidele teevad muret õpikohustusega noored, kes ei taha edasi õppida. Koolidele teevad aga peavalu need noored, kes pole edasi õppimisest huvitatud. Kohalike omavalitsusi kimbutab teadmine, et kooli mitte ilmunuid tuleb neil hakata taga ajama. Nii on kirja pandud. Ilmselt omavalitsuse tegelased hakkavad tegelema nüüd nende tagaajamisi, kes pole edasi õppimisest huvitatud. Ja kui sa saad selle kätte, selle mitte huvitatu,
lohistad selle arkaani otsas kooli, seod sinna pingi külge kinni ja tegelikult on ju faktiliselt ja seaduslikult on ju kõik korras. Pingis on, istub, koolis käib, koolikohustust täidab, ta peab seda tegema kuni 18. eluaastani. Noh, ja mis see muide ei ole üldse kõne all, kas ta midagi omandab, miks ta ei ole huvitatud, kas ei ole tervist, tahtmist või ei ole mingit muud võimalust, võib-olla on jah, mingisuguseid muid, no ei tea, aga olgu pealegi, uus sõna muide, keha positiivsus. Ma mõtlen tükk aega, mis asi on keha positiivsus, aga keegi kirjeldab seda niimoodi, avalikud suured tekstid. Keha positiivsus pole ammu enam uus nähtus, aga millegipärast oodatakse ühe soo esindajatelt siiani, et nad kataksid end rannas rohkem kui teised. Lõuna-Euroopas näeb topless-päevitajaid omajagu, meil aga harva, nii nendib kirjanik ja kolumnist Triina Katariina Tammert. Ma ei tea, missugune see Triin Katariina Tammert ise välja näeb. Mõningad inimesed näevad välja hoopis ilusad, kui nad päris paljad on. Teised näevad palju paremat, kui nad midagi endale selga tõmbavad. Mäletan, Leo Soonpää kirjeldas ja selgitas ühte maali, kus Rooma sõdurid olid ühe kreeklanna kuristiku servale pannud ja daam oli väga napis riides, tal oli niud ja vöö ainult mingisugune voolas, süngetes toonides pilt, väga ilus pilt muide iseenesest. Ja ta ütles, et vaadake selle daami nägu, siin ei ole mitte põrmugi häbi. Ta on esiteks üle oma vangistajatest, kes ta kohe sealt kaljult alla heidavad. Ta ei karda põrmugi seda surma ja tal ei ole ka häbi oma alastuse pärast, sellepärast, et ta teab, et ta on kaunis. Ja nii lihtne see ongi. Ja tavaliselt igasugustes kultuuri kontekstis, me oleme kõik oma mingisuguse kultuuri esindajad, me oleme kõik muide oma kultuuri esindajad ja oma ühiskonna liikmed, viisil või teisel. Ja mingites kultuurides on välja kujunenud niimoodi, mõnel pool käiakse rätik peas, mõnel pool ei käida rätik peas, aga kirikusse pannakse rätik pähe, mõnel pool lähed külla, jätad saapad ukse taha, mõnel pool paned saapad ees kotta, mõnel pool ei võeta neid maha ja nii edasi. Need on erinevates kohtades erinevad. Ja selles mõttes, mida te nüüd taga ajate, et kõik peavad olema täpselt niimoodi, nagu Triin Katariina Tammert sellest aru saab ja võib-olla ka ise kuskil ringi käib. Kui tuleb teile tänaval kuskil vastu mingisugune paljas madam, muide tuleb meelde mingi näituse avamine, kus oli Pärnus ja seal oli mingisugune happening nii-öelda tehtud, kus üks kunstnik paigaldas pilte seina peale ja kiskus ennast seal juures alasti. Ja see pilt, mis sealt avanes, ununes ära see näitus ja võib-olla isegi ilusad pildid, sest kogu mulje oli rikutud, midagi ilusat sealt ei tulnud. Olgu, läheme edasi, veel paar asja ja siis meil on tänaseks läbi ka. Leedut ähvardab trahv Saudi terroristi salavanglas kinnihoidmise eest. Tekst nagu tekst ikka. Aga lihtsalt võtsime umbes 10 aastat tagasi ilmunud tekstid. Kõik need, kes rääkisid salavanglate olemasolust nii Eestis, Lätis kui Leedus, need olid putinistid, Kremli jutupunktide korrutajad, igasugused nii edasi ja nii edasi, sellepärast, et mingisuguseid salavanglaid olemas ei ole ja need on ainult vaenulike jõudude poolt välja mõeldud. Nüüd öeldakse, Leedu saab sellest trahvi, sellepärast, et salavanglad on tegelikult olemas olnud ja on kindlaks tehtud, et seal hoiti Saudi kodaniku näiteks konkreetsel juhul üle 5 kuu, kes ei olnud tegelikult mitte milleski süüdi. Nüüd Stefan Hedlundi raamat on ilmunud ja see Postimehe kirjastuses ja siin on üks huvitav pealkiri. Venemaast saab jälle Moskoovia. Ja küsimus on selles, et kuidas me peaksime seda Venemaad nimetama. Siinkohal tahaks Hedlundi ja igasuguseid teisi tulipäid natukene jahutada selles mõttes, mis seal vahet on, kuidas keegi teine sinu riiki nimetab. Eestigi, võtame Eesti.
meie jaoks on see Eesti või Eesti Vabariik. Kuidas tuntakse meid inglisekeelses terminoloogias või inglisekeelses kõnepruugis? Estonia, täiesti lihtne ja loogiline. Kuidas sakslased ütlevad meie kohta? Estland. No ja mis me lätlastest räägime? Igaunia, mis tuleb muide Ugandi selle maakonna järgi, mis on praegune Sakala ja Muhumaa, või vabandust, Sakala, Ugandimaa. Igaunia. Kõik nad ütlevad erinevalt. Ega latviašu, lätlased, ungarlased ütlevad enda kohta madjarid. Meie ütleme nende kohta ungarlased. Venelane ütleb, ta on ruski, me ütleme, ta on venelane. Sakslane ütleb enda kohta deutsch, me ütleme, ta on sakslane. Venelane ütleb ta kohta njemets. Inglane ütleb ja ameeriklane ütleb ta kohta German. Mis seal vahet on, kuidas keegi kedagi nimetab? Me olime siin vahepeal kohutavalt paanikas sellepärast, et venekeelsetel kaartidel ja venekeelses keelepruugis oli Tallinn näiteks ühe N-iga. Aga ega me ka ei ütle näiteks Riia kohta. Riga, meil on Riia ja lätlased ei pane seda meile sugugi pahaks. Kui me ütleme Helsingi, no soomlane ütleb Helsinki, täiesti teistmoodi, ei pane ka keegi meile seda pahaks, et meie seda niimoodi ütleme ja nii edasi. No ja siis, kui hakkad Riia poolt tulema, siis vaatad Pleskavas, mida see võiks tähendada, see on Pihkva, Tallinnas on see hoopiski Tallinn, keegi ei pane, nii et kallis autor, see, kuidas sa kedagi nimetad, ei muuda asja sisu karvavõrdki. Täna ajaloos Eesti laevakapten päästis Itaalia Arktika uurijad. See on mõne päeva tagane, ärge nüüd hakkake otsima, et siin see just täna, esmaspäeval toimus. Eesti laevakapten päästis Itaalia Arktika uurijad. Panete tähele, Eesti laevakapten päästis. Tegelikult oli tegemist laevaga, mille kapten oli tõepoolest, laeva nimi oli Krassin ja seal oli Eesti kapten 1928. Ja Umberto Nobile ekspeditsioon oli ja tõepoolest Nõukogude laev, tollel Nõukogude laev, Nõukogude liit oli olemas, eestlane oli selle kapten, tõepoolest päästeti see ekspeditsioon. Aga eestlane kohe on seotud täpselt samal aastal muide, keegi ei räägi sellest mitte midagi, oli siin samas Balti merel Ameerika diplomaatilise postiga, äärmiselt olulise postiga laev Kasper oli selle laeva nimi, või Kasper, kirjutage C-ga algab, kui keegi tahab guugeldada, et kas ma räägin õigit juttu või mitte, siis võtke ette 1928, see oli oktoobrikuus ja Eestil oli pea ainukene suur korralik päästelaev, mille nimi oli Meteor ja nad päästsid tormihädast või merehädast, päästsid selle laeva, diplomaatiline post ja kõik, mis seal oli, see sai õnnelikult kõik kaldale toimetatud, kõik mingisugust hävingut ei toimunud, laev päästeti täpselt samamoodi ja 3 Eesti päästelaeva Meteor liiget, kapten, peamehaanik ja siis tüür, kutsuti Ameerikasse Washingtoni, nad said seal kõik nimelised kingitused, kiikri ja kuldkella, kuldtaskukella, koos siis nende, seal oli kiri ka peal, from the president of the United States to Estonian steamship Kasper, rescued ja seal oli lühidalt see väike kirjeldus ka, kõik need toodi kohale, nendest üks asi on säilinud, aga nüüd on ta meremuuseumist millegipärast ära kadunud. Ei tea, kuhu on saanud. Ja see oli nüüd küll Eesti merelaevanduse, Eesti meremeeste selline temp, mida on saanud. Ei olnud mingisugune Nõukogude laev ega mitte midagi. Vähendamata loomulikult siin antud juhul selle Krassini saavutust, absoluutselt. Aga meie oma meremehed on seda kõike teinud ja millegipärast seda ei kirjelda mitte keegi ega mitte kuskil. Pole oluline. Need 5 Euroopa riiki kasvavad euroalast 2 korda kiiremini, kas Eesti on nende seas. Eesti piirid on viimasel 60 aasta jooksul umbes olnud kogu aeg samades piirides, ei ole kasvanud.
tuleb välja, et mõned Euroopa riigid kasvavad, mille arvelt nad kasvavad, kelle arvelt, ei ole ka selgeks. Uurisin maakaarti, kõik tundub nagu on endine, aga see kõik on näiline. No nii, tänaseks võib-olla ongi kõik ja lõpetuseks, nagu ikka, suur tänu kõikidele toetajatele. Loodame, et teid tuleb rohkem. Ja kui kellelgi on mingisuguseid mõtteid, olge head, esitage need, saatke kirjakesi, riielge, sõimake, aga asjalikult paluks. Tähendab, et kuule, sa ütlesid seal seda, tegelikult ju hoopiski niimoodi, vaatasin järgi, oleme kõige sellest teile loomulikult tänulikud ja traditsiooniliselt lõppu loomulikult meie püha sõda läheb muidugi edasi.